selle autoroolis. Imre Loodis konkurentsist lätlasest. Tõsi, see käib võitlus tagumiste kohtade peale. Eespool on ka kõik muutuseta. Esimene Alar 6 Ülo Värnik ja siin küll vahepeal number 37 ringiga maha jäänud Aavo Pilv. Kolmandat kohta aga hoiab kindlalt number 41 Aivar Kuus. Üldse pidi finaali pooleli jätma 3 autot, eelpool nimetud Kuusalu ja Oravale veel 16. ringil number 35 Märt Viks. Liidritel osas püsib aga olukord muutmatu. Esimene Alar Kuus Ülo Värnik, Olev Elu siin vahepeal küll, aga kolmandal kohal number 41 Aivar Kuus. Kui pool tund täis tiksunud ning vajalikud ringid veel peale sõidetud, saab esimesena finišilippu Alar Kuus. 13 sekundit hiljem aga Ülo Värnik, survest hoolimata õnnestub tal säilitada teine positsioon. Kolmandaks tuleb Aivar Kuus, omakorda Värnikust 14 sekundit aeglasem. Need 3 olid siis parimad Roosiku Krossil aastal 1999. Ma ikka olen 10 aastat sõitnud ka muidugi, aga nüüd vahepeal 2-3 aastat olen ainult seda sõitu sõitnud. Ja nüüd ka ei ole see aasta rohkem sõitnud, kui siia tulin sõitma. Miks nii? Transporti ja kõik on raske saada. Aga kuidas tänast võistlust hindad? Kuidas eelsõitudega rahule jäid? Ei, kõik on hea, aga ainukene see, et tolm on. Muidu ei ole midagi, augut on veel nii, aga tolm on. Kui palju sul rajal üldse teada oli, kui lähedal Ülo Värnik on, sest tegelikult siin üks viga rajal ja sa pääsesid ette? Jah, aga ma vahepeal kaotasin ta juba ära, et ma seal siin näen, natuke näen, et ei olnud, aga pärast ma nägin, et taha on tulnud. Vahepeal lasin natuke tagasi, et tolm oli, et ohutud sõita. No sul on nägu lausa verine, kas tõepoolest see konkurents oli niivõrd äge rajal? Nagu nägite kõrvalt, ega siin armu ei olnud. Noored mehed, kuused on väga tugevad poisid. Mul vanameel annab nendega võistelda, aga ma pidasin ka ikka vastu, näost on näha. Pidasin vastu ja ma tahan siin ära mainida enda mehaanikuid. Mul Saaremaal juhtus ülekaela minek ja eesosaga Sirk Mati, Viljar Niklus, Aigar Niklus. Ja lõpuks nagu heaks tavaks on saanud karikad parematele. Kõigepealt veopagid. Esimesed 3 niisiis Tainis Leimanist, Lätist. Rudolf Sarv. Palju õnne. Ja 3. koht Paul Ilman. Ja Vahur Lillman. Õnne, edu. Ja, tuli poiss. Ei, oleks võinud. Palju paremini. Järgmise kohta on. Roosiku 99. Veoautot. Esimene koht Alar Kuus. Ja Eesti veoauto karikavõistluste Reinsalu autokarikatele. Veoautoklassi 3 paremat veel kord teie ees. Asun on andu või? Ole tuli, vana. Tuli oled, kuigat tegema, vastu midagi. No ei ollu. Ja ei ollu. On olema tõesti. Ja sul õna või ka legi olla praegu. No nii, tuli. Kusud on vennad või? Jah. Vennad jah. Möödunud aastal samal ajal sa olid üsna pessimist, et üldse Roosikul kunagi veel autovõidusõite korraldatakse, autokross ma mõtlen. Aga ometigi sellel aastal saite taas sellega hakkama. Mis võimu läbi? Ja, pessimism on tegelikult ja optimism alati on nii käsi käes ja tegelikult see Roosiku rallikrossi omanikud on vahetunud siin järjest ja viimane omanik on tõsine mõistlik mees ja ei tee takistusi korraldamiseks. Võib-olla tuleb tulevikus kõne alla ka see, et vahetame millegi vastu või mida iganes, et senine rada ei läheks kaotsi. Mida on võimalik selle rajaga korda siis saata veel? Mis sellised, ütleme, salaplaanid südames on? Eelkõige muidugi on läbirääkimised igasuguste mootorratta huvilistega ja võib-olla isegi korraldada siin midagi mootorratast selles mõttes, et rada ja koht ikka väärib seda, et mitte üks kord aastas seda teha. Ja tegelikult jah, täpselt see olekski, et võib-olla talvel ja võib-olla suvel ka teinekordki mõnel muul ajal. Ja kindlasti on see, et pagid, näiteks pagidel ei olegi enam võistlust, võib-olla pagi meistrivõistlust ja mida iganes, et no ikkagi ma ei väsi rõhutamast, Roosiku on ja jääb ja üks paremad radasid ikka Eestis. Kui kõik hästi läheb, siis järgmine karikavõistluste 3. etapp veoautodele saab teoks 29. augustil Valgas ja 4. juba 2. oktoobril Tammsalus koos hooaja lõpetamisega.